Tere! Mis te siin teete? Tõsi või? Aga teeme siis niimoodi, vaata, meil on ettelugemise päev 20. oktoober, teate, et niisugune päev on olemas. Ja juba 29 korda on niimoodi ette loetud. Aga nii, head lapsed, ma loen teile täna nüüd loo Aino Perviku raamatust Presidendi lood. Ja selle loo pealkiri on President ja Funafuti suursaadik. Ühel hommikul hakkas sadama lund. Sadas ja sadas. Sadas terve päeva. Õhtuks oli maas paks lumi ja sadu muudkui jätkus. Õhtu eel võttis president vastu uut Funafuti saare suursaadikut. See oli pidulik sündmus. Äkki helises presidendi täiesti isiklik mobiiltelefon, mille numbrid teadsid vaid presidendi perekonnaliikmed. Lepitud oli niiviisi, et helistada tohtis ainult siis, kui asi on äärmiselt tähtis, lausa eluohtlik. Helistamine oleks võinud ju sattuda mingisugusele sellisele hetkele, kui presidendil on parajasti väga esinduslik kohtumine, just täpselt nagu praegu oligi. President võttis taskust mobiiltelefoni ja heitis pilgu peale. Helistaja oli presidendi lapselaps. President kohkus. Ta arvas, et lapselaps on hirmsas hädas ja ta tuleb kiiresti ära päästa. Vabandust, ütles president Funafuti suursaadikule ja tõstis telefoni kõrva äärde. Vanaisa, ütles lapselaps hästi armsa häälega. Mul on väga tähtis asi. President kortsutas kulmu. Ja nimelt, küsis ta. Mul on praegu kõige hirmsam hädaolukord, ütles lapselaps heleda häälega ja hõiskas siis. Lund sajab. Palun tule minuga kelgutama. Hästi natukeseks. Palun, palun. Mitte kellelgi ei ole aega minna kuhugi, kus saaks kelgutada, aga just sinu lossi kõrval on Kelgumägi. Ma helistan tagasi, ütles president ja sulges telefoni. Tegelikult tahtis president kangesti minna välja lumesaju kätte. Nii mõnus oleks lapsega natukene kelgutada. Kuid oli ju vaja teha presidendi tööd. Vaja oli vastu võtta Funafuti saare suursaadiku volitused ja seejärel saadikuga vestelda. President ütles tasakesi käsundusohvitserile, et see saadaks autojuhi lapselapse järele. Siis pöördus ta uuesti Funafuti suursaadiku poole, saadik luges presidendile ette kõik, mis sellisel puhul lugeda ja öelda tuleb. President jälle vastas nii, nagu tema amet ette näeb. Kui pidulik osa läbi sai, hakkas president saadikuga vestlema. Ka see oli ette nähtud. President küsis viisakalt, kas saadik on varem ka Põhjamaades saadikutööd teinud. See on üldse mu esimene lähetus, ütles Funafuti suursaadik. Põhjamaad on väga huvitavad. Siin sajab lund. Funafuti saarel ei ole mitte kunagi lund. Seal on kogu aeg väga soe. Aga teate, ütles president, me võiksime minna vaatama, mida meie maalapsed esimese lumega teevad. Ja president võttis Funafuti suursaadiku Kelgumäele kaasa. Ka lapselaps oli juba kohal. Lapselaps oli tohutult rõõmus, et vanaisa tuleb temaga kelgutama. Ta oli ju nii palju väike, et vanemad teda veel üksi Kelgumäele ei lubanud. Palju mis võib lapsega juhtuda. Funafuti suursaadik oli kelgutamisest äärmiselt huvitatud. Presidendi lapselaps laenas talle oma kelku, et ta saaks proovida, mis tunne on mäest alla lasta. Suursaadik huilgas kelgu peal nagu pasun. Ta ütles, et niiviisi väljendatakse tema saarel ülimat rõõmu. Näiteks kui keegi saab mõne eriti suure kala kätte, siis ta tuututab, et kõik kuuleksid ja saaksid kaasa rõõmustada. Pärast näitas president suursaadikule, kuidas lumepalli teha. Ka see meeldis saadikule väga. Nüüd hakkasid kõik lumesõda pidama. Turvamehed ja käsundusohvitser ja suursaadik ja president ja lapselaps. Kõik teised lapsed ka, kes Kelgumäel olid. Ma olen vaimustunud, lausus Funafuti suursaadik lahkudes ja huilgas veel natuke.
vaat selline lugu siinsamas presidendi lossi juures.